Tere päevast ja tere tulemast minu Zoom koolitusele. Alustame koolitust veebist ja kõigepealt minge siis Zoomi veebilehele zoom.us ja teil on kaks võimalust. Kui teil on juba konto olemas, siis te saate sisse logida. Kui kontot ei ole, siis tegelikult te ei pea siia vajutama. Te võite sisse logida olemasoleva Google kontoga. Näete, siia ei pea midagi kirjutama ja siin on siis sign in with Google. Logi sisse Google kontoga. Ja nüüd siis valige, millise kontoga te tahate sisse logida, kui teil on mitu, aga siis ärge unustage, millise kontoga te olete sisse loginud. Mina saan siis otseselt töölehele. Mina siis saan otseselt töölauale, aga kui te olete esimest korda sisse loginud, siis siia tulevad mõned kirjad nagu teie sünniaeg, et pange siis sünniaega, vajutage next ja nõustuge kõigile tingimustega ja siis te saate siia. See on siis nagu Zoomi peakontor, sest Zoom tegelikult elab teie arvutis ja ma pärast näitan, kuidas saab seda sisse logida. Aga siin on vaja Zoomi üks kord ette seadistada. Siis vajutage siia seaded settings ja vaatame, mis seaded nõuavad muutmist. Nii, ma siis keerin alla. See tähendab, et need settingud, need seaded ei vaja mingit muutmist, aga vaatame siis, mis vajab muutmist. Seda saab sisse lülitada, kui teil on see väljas host video. See tähendab, et teie kohtumine algab videoga. Kui teil on veebikaamera, see automaatselt lülitab sisse ja te ei pea midagi tegema. Ja seda võib ka sisse lülitada. See tähendab, et kui teie lastel on video võimalus, video alustab automaatselt ja need ei pea midagi tegema. Ja pärast, kui need tahavad, nad saavad seda peale lülitada. Nii, et soovi korral lülitage need kaks sisse. Need on siis vaikimisi. Zoomil on chati võimalus, mis tähendab, et õpilased ja õpetaja saavad teisele sõnumeid saata. Ja see on huvitav asi. Private chat tähendab, et osalejad saavad ainult ühele või kahele inimesele saata sõnumid, privaatsed sõnumid ja õpetaja neid ei näe. Kui te olete selle valikuga okei, siis saab seda sisse lülitada. Nii, vaikimisi. Vot see on siis huvitav valik. Allow participants to rename themselves. Et lapsed saavad siis ennast ümber nimetada juba pärast seda, kui need on kohtumisega liitunud. Tegelikult ma seda ei soovitaks sisse lülitada, muidu need hakkavad endale siis erinevaid nimesid andma. Breakout rooms tähendab, et kui teil on tunniplaanis rühmatöö, siis te saate õpilasi rühmadele panna. Ja nemad saavad ainult vestelda omaette, et nad teiste rühmadega vestelda ei saa. Seda kindlasti tasub sisse lülitada. Virtual background, virtuaalne taust. Lapsed saavad endale oma tausta asemele valida midagi muud, aga halva internetiühenduse puhul kõne kvaliteet läheb halvemaks, nii et mina jätaks see välja. Vaikimisi. See on ka kasulik võimalus. Kui see võimalus on sisse lülitatud, siis selle lingiga, mida te saate õpilastele, nad saavad kohtumisega liituda otse veebibrauserist. Need ei pea Zoom rakendust eraldi installima. Pärast ma näitan, kuidas see töötab. Nii, see on siis meil sees ja rohkem ei ole midagi siin muuta. Nii et nüüd te saate, kui teil seda Zoomi ei ole, te saate seda alla laadida. Näiteks Zoom download center ja siit te võite seda alla laadida. Ja kui on alla laaditud, siis vaadake edasi. Ja kui teil on Zoom installitud, siis avage, tehke see lahti ja logige sisse logige siis sama Google kontoga.
Zoom viib teil siis veebile ja seal te jätkate oma sisselogimist ja allow, luba. Ja nüüd te olete siis rakenduse sees. Kui te tahate miitingut, kui te tahate kohtumist kohe alustada, siis vajutage new meeting. Aga tavaliselt te planeerite oma tunnid ette ja tunni ette planeerimiseks kasutage siis schedule, plaan. Näiteks kui teil on mitu klassi, siis võib neid kohtumisi nimetada klasside järgi. 5 näiteks, siis esimene tund toimub näiteks 20. novembril ja kell 12. Ja tasuta versioon on piiratud ja kohtumine ei või olla pigem kui 40 minutit. Aga sama linkiga saab siis teist kohtumist teha kohe. Siit võib valida kell 1 ja vaadake, et teil oleks siin õige time zone valitud. Peab olema Helsingi. Ja tegelikult need kõik sobivad. GMT plus 3 tundi. Siis võib siia linnukest panna ja see tähendab, et see on korduv meeting, korduv kohtumine ja selle sama linkiga saab teine kord ka liituda. Kui te ei taha, et Zoom automaatselt eksporteeriks lisaks seda kohtumist teie kalendrisse, siis võib siia linnukese panna. Ja siis schedule. Ja seda linki saab siis õpilastele saata. Rohkem neil pole midagi vaja, ainult seda linki. Nüüd ma kopeerin selle ja panen kinni. Ja nüüd te näete, et teie kohtumised on siin. Ja kui te hiljem tahate selle kohtumise lingi kopeerida, siis vajutage siia show meeting invitation ja siit saab seda linki kopeerida. Ja nüüd oletame, et täna on siis 20. november ja kell on 12 ja te tahate oma kohtumist alustada. Ja olete siis rakenduse sisse loginud ja minge siis siia meetings, see on siis see kohtumine, mis te peate praegu alustama ja vajutage siia join from a room. Nii et te olete siis esimene ja ainuke osaleja, näete. Rohkem inimesi ei ole, aga nüüd vaatame, kuidas õpilased saavad selle kohtumisega liituda. Õpilastel on see link olemas ja need sisestavad selle lingi siia ja vajutavad enter. Ja neil on siis võimalus liituda selle kohtumisega brauserist. Neil ei pea seda rakendust olema. Okei, siis ta vajutab join from browser. Nimi. Ja siis vajutada join. Ja palun oota. Meil on ootamistoad olemas, siis see osaleja ootab. Ja mina näen, et üks inimene on ootamistoas. Admit. Lisame rohkem osalejad. Näiteks teine õpilane tahab liituda. Kui tuleb selline kiri, siis öelge õpilastele, et nad peavad vajutama cancel. Kus juures, kui neil seda rakendust pole, siis sellist kirja ka ei tule. Ja sellel teisel õpilasel on siis võimalus liituda ka brauserist. See on meil John. Ja John on praegu ka ootamistoas ja mina pean teda sisse lubama. Nii, nüüd on 3 osalejad, õpetaja, õpilane ja lisame veel paar tükki. Admit. 4. õpilane. Cancel. Join from browser. Siis luban Jamesi sisse. Ja nüüd meil on 4 osalejat. Nüüd, kui ma tahan oma videot jagada, siis ma vajutan siia. Kus juures siin on siis kaamera valik. Vaadake, et teil oleks valitud õige kaamera. Mõnikord arvutis on mitu kaamerat ja kui te näiteks panete start video ja ei näe ennast, siis teil võib olla vale kaamera siin. Ja sama kehtib siis audio puhul. Kõigepealt peab vajutama siis join audio ja te võite muidu testida, kas mikrofon ja kõlarid töötavad. Muidu vajutage join with computer audio. Nüüd osalejad saavad mind kuulda ja osalejad saavad ka nüüd mind näha. Lülitan välja.
ja vaatame, mis see chat on. Siin õpilased saavad teine teistele sõnumi saata. Näiteks siin ma olen mingi teine õpilane, tegelikult ma ei teagi, kes ma olen, aga siit ma näen, et üks sõnum on chatis. Saan vastata ja lähen tagasi. Tegelikult see oli James. Nüüd ma näen, et James saatis kõigile sõnumi. Kui mina tahan sõnumi saata ainult Jamesele, siis ma siit valin selle chat ja see on siis privately, privaatselt ja seda näeb ainult James. James seda näeb, aga näiteks mingi teine õpilane seda kolmandat sõnumit ta ei näe. Ja kui te tahate jagada ekraani, siis seda valikut siin te ei näe. Tegelikult alguses mina unustasin sisse lülitada väga tähtsa võimaluse ja see on siis screen sharing. Kas te mäletate, kui te lähete siis enda konto juurde, siit te valite settings ja keerige alla screen sharing. Ja valige siis all participants, kõik osalejad, sellepärast, et kui näiteks te tahate, et osalejad näitaksid oma tööd teistele, siis need saavad oma ekraani jagada. Ja nüüd save. Aga selleks, et see võimalus siia jõuaks, ma pean seda miitingut praegu lõpetama ja siis ma alustan uuesti. Nii, olen ekraani jagamise võimaluse sisse lülitanud ja nüüd vaadake, kui teil on mitu inimest ootamistoas, need saab siis korraga sisse lubata, admit all. Ja nüüd meil on jälle 4 osalejad ja siin ma näen, et ma ei ole veel audiga liitunud. Ma pean siis vajutama join with computer audio. Nii, kui ma näiteks tahan, et minu õpilased teeksid rühmatööd, siis ma vaatan siia, breakout room, ja meil ongi vaja 2 tuba ja rühmadesse jagamine on siis käsitsi. Nii, rühmad on olemas ja näiteks saab James ja Juko ühte rühma panna ja siis ja osalejatele siis tuli kutse. Tema siis vajutab ja liitu. Vaatame siis seda teist. Ja mul on veel 2 tükki siin. Join ja teine on siin. Nüüd nemad saavad vestelda teine teisega ja teised inimesed neid ei kuule. Ja kui on rühmatöö tehtud, siis te võite saata sõnumid, näiteks aega on veel jäänud 3 minutit ja pärast te võite neid rühmasid kinni panna. Nii, rühmad on kinni pandud, siis saab sellega kinni panna. Kui te tahate siis oma ekraani jagada, vajutage siia peale ja siit valige, mida täpselt te tahate jagada. No tegelikult mul on siin 4 akent avatud, mina võin jagada neid aknasid või mina võin jagada oma töölaudu, desktopi. Ja näiteks praegu see on minu desktop, minu töölaud ja siis vaatame, mida teised näevad. Teine osaleja näeb minu töölauda. Mul on samas arvutis avatud 4 erinevat akent või tegelikult 4 või isegi rohkem. Ja sellepärast see juhtubki, aga te võite näidata oma desktopi siis teistele. Nii, ja kui te tahate siis jagamist peatada, siis vajutage siia. Näidata võib ka valged tahvlid, whiteboards. Siia saab joonistada, teksti kirjutada. On olemas ka erinevad templid ja selle punase ringiga siis kursorit jälgida on kergem. Kustutuskum ja nii edasi ja kui on teil siin ilusad pildid või targad laused, siis neid saab salvestada pildina. Ja seda pildi saab siis kohe vaadata ja need asuvad siis selles kaustas. Kui te tahate oma kohtumist salvestada, siis vajutage siia, more ja valige records, salvesta. Ja ongi siis kõik, saame kohtumist lõpetada. Ja järgmine kord, kui te tahate seda alustada, siis te lähete oma rakendusse
vaikimisi on see vaade, home, ja siin on siis teie kohtumised. Vajatage selle kohtumise peale ja join from a room. Ja teised saavad liituda selle linkiga. Ja mina olen juba näidanud kuidas. Tänan vaatamast, head aega!